Tšau-tšau. Kuidas sul läheb? Et täna on siis jaanilaupäev ja täna tehakse lõkkeid. Ja täna on kindlasti ka palju alkoholi ja toitu, mida inimesed tarbivad. Tahtsin jagada sulle seda kohta, et kui sul on nagu meeletu janu, janu mitte vee järgi, vaid selle alkoholi järgi, mis sind tuimestab. Oled sa vaadanud sellele otsa ja küsinud, et mis see tegelikult on, mida sa tahad nagu kustutada? Taaskord kõnnin koeraga ja tegelikult vihma natuke sajab. Aga jalutades siit küla vahel on tunda juba grillilõhna ja lõkkelõhna. Nägin, et kuskil juba lõke põles. Siis tuli selline tunne, et teen sulle video, sest et ma ise ei ole alkoholi tarbinud umbes 10 aastat. Ma olen aeg-ajalt maitsnud. Ma ei saa seda isegi aeg-ajalt nimetada, sest et olen lihtsalt proovinud, et aru saada, et kas on veel kord see koht või endiselt on see koht, kus ma saan aru, et mul pole seda vaja. Kuskil 10 aastat tagasi ma loobusin lihtsalt ühel hetkel, sest et ma isegi mäletan seda päeva, kus ma tulin töölt, mul oli töö juures väga suur stress ja ma läksin, ostsin poest Kopparbergi metsamarja siidrit, oli vist metsamarja, minu arust peaks ka selline toodang olema. Ja tegin siis selle kodus lahti, võtsin mõned lonksud ja siis sain aru, et tõeliselt magus nagu siirup oli see. Ja siis ma vaatasin seda ja otsustasin sisimas ära, et mul ei ole seda vaja. Mul ei ole alkoholi vaja. Ja mis seal täpselt oli, seda ma enam ei mäleta, see oli ammu, aga ma lihtsalt mäletan seda, et see oli nii tugev otsus, et mul ei ole seda vaja. Ja siis ma valasin selle siidri lihtsalt kraanikausist alla. Ja rohkem ma ei ole joonud. Küll sai ükskord veini proovitud, aga sain aru, et see vein, mida ma jõin, maitselt oli hea metsmaasika maitsega, kindlasti sa tead sellist viinamarja sorti ka. Marki ma üldse ei mäleta. Aga siis ma sain aru, et see võtab minult totaalselt ühendused ära. See teeb mind tuimaks. Ja mul nädal aega järjest pea valutas. Et minu jaoks oli see väga suur toksiinide kogus. Et mul ei ole vaja ja ma ei ole isegi puudust tundnud sellest, et ma peaks seda jooma. Mis iganes kujul siis see alkohol. Aga inimesed, kes tahavad tarbida, kellel on see iga õhtune või iga nädalavahetusene aeg siis või hetk, siis väga paljud ütlevad, et ma tahangi nautida, ma naudin seda, et ma naudin seda elu ja ma naudin seda hetke, kus ma tulen töölt koju näiteks reede õhtul ja ma teengi pudeli lahti, sest et siis on see chill ja ma saan aru nendest inimestest, sest see alkohol tegelikult lõdvestab ja lõõgastab, kui sul on sees väga palju pingeid või kui sul on igapäevaelus väga palju pingeid, siis see alkohol aitab sul korraks nendest pingetest lahti saada või ta aitab korraks unustada seda, mis su elus toimub. Aga see on ka märk sellest, et sa ei ole huvitatud või ei ole valmis. Ma ei saa sulle öelda, et sa ei oska, aga pigem on see, et ei ole nagu soovi vaadata nendesse kohtadesse, siis mis tegelikult põhjustavad seda, et sa vajad väljaspoolt seda lõõgastust ja lõdvestust. Ja üks oluline asi veel, et kui sinu tööelu
kui vereelu on selline, mis paneb sind pudelit avama, siis on ka see koht, kus sa ei taha lihtsalt vaadata sellele peale, sa ei taha lahendusi, sa ei taha muutust. Ja seal võib-olla saan öelda, et sa ei oska nagu seda sammu ette võtta, et muuta. Ja see on siis inimesena tegelikult on okei. Aga siis tulevadki appi need, kes oskavad aidata ja juhendada. Aga tegelikult seesama küsimus, millega ma siis selle videot alustasin, kui sa hakkad endalt küsima ja vaatama sinna, siis ma praegu lihtsalt tõmban ühisväljast mingi info, et ma näen ühe väikese poisi valu. See väike poiss on oma kehalt kasvanud suureks meheks, aga hingelt või energeetiliselt siis ei ole see poiss suureks kasvanud. Ja temas on nii palju valu ja temal on nii suur igatsus selle armastuse järgi ja selles energias, mida ma praegu loen sulle, on suur igatsus ema armastuse järgi, aga seal on ka viha. Ja see viha võib olla asi, mis tekitab peavalusid. Kapuutsiga nimelik. Ja selle asemel, et vaadata sinna sisse, sest see tundub nii hirmutav, see tundub nii suur ja seda tundub nii palju, siis selle asemel on lihtsam avada see pudel, mis iganes joogiga, mis tuimestab ja juua seda ja tekitada kehasse selline mõnutunne ja lõdvestumise tunne. Ja see on nagu nõiaring, millest välja saamiseks ühel hetkel on nagu kõik väljapääsud suletud, sest et inimesed jõuavad lihtsalt sellesse alkoholisõltuvusse. Ja kui inimene on juba sellises sügavas sõltuvuses, siis tal ei olegi enam seda soovi, et sealt välja tulla. See ei tähenda, et sina peaksid olema sõltuvuses, see ei tähenda, et sa ei tohiks juua alkoholi. Lihtsalt, kui sul tekivad mingisugused tohutud isud selle joogi järgi, siis küsi endalt enne, kui sa haarad selle pudeli või pokaali või klaasi. Ja see võib olla teinekord väga avardav, sest et tihti on nii, et kui sa näed ära selle koha, mida sa siin tuimestada või katta tahad, kaob isu ära. Sest et see asi nüüd tuli nähtavale ja on võimalik nüüd muuta olukorda. Ja üldjuhul need inimesed, kes valivad juba küsida ja vaadata, need julgevad ka muuta ja teevad selle muutuse ära. Nii et toiduga on kusjuures samamoodi, et toiduga samamoodi tuimestatakse. Nii et see sõltuvuse osa nagu tegelikult on kõikidel asjadel võrdusmärk, et kes mida ja kuidas tuimestavad. Ja sellest võiks nagu lõputult rääkida, just see toidu teema, kuna see paelub minuga, paelub mind, mitte minuga, vaid paelub mind, sest et ma olen üle 10 aastat tegelenudki selle toidu teemaga ka, jälginud inimeste toitumiskäitumisi ja ennast ja katsetanud erinevaid toitumisviise, siis kui oled ise hästi neutraalses kohas, siis ei teki mingisuguseid isusid, mitte millegi järgi. Võib-olla elu järgi ainult, et sa tunned, et sa lõpuks tahad elada ja valid ka elada. Nii et mõnusat jaaniõhtut sulle. Sääleb metsast. Lõoke laulab, vihma sajab, päikest küll ei ole täna, aga küll see päike ka tuleb järgmine nädal lubas nagu väga sooja ilma, vähemalt siia Lõuna-Eestisse küll, nii et naudi elu, naudi ennast ja varsti kohtume!